Siimu kutsusime Simsuks. Mina olin Matu. Koos said kõik sõjad mängitud ja kõik hukakad ja Siim oli siuke hästi hooliv, sõbralik ja alati abivalmis. Hästi energiline. Ja püsinud ei paberis, ei pudelis. Nagu ikka lapsepõlves. Juba suuremad olime siis, Siimul tekkis juba oma seltskond, läks tööle ja hakkas raha teenima juba. Tahtis oma elamist osta ja seegi ütles, et 25 aastast tahaks hakata nagu oma pere loomuna. Siimust oleks võinud tegelikult muusiks saada. Ta tegelikult käis väiksena klaverit õppimas. Aga eks ikka noor poiss ja ikka elu läks teisiti. Nad läksid neljakesi Siimu pruudi sünnipäeva pidama. Mäletan, Siim helistas mulle veel, kutsus kaasa. Lähme sõidame ringi, peame sünnipäeva. Ma ei viitsinud minna. Ma sõitsin ise hommikusse vahetusse tööle. Nägime eemalt, et politsei seisis tee ääres. Siis läksin tööle. Kas sain tund aega tööd teha kuskil. Siis tuli sugulane mulle töö juurde järgi. Siis avaldas kaastunnet väikse venna surma puhul. Läksime õnnetuspaika. See oli õõvastav. Terve põllud ei saanud autojupp. Lihtsalt seisin tee ääres. Vaatasin. Suur kiirus. Sõitsid teelt välja ja sealt hakkas õhulennuk pihta. Juht lendas autost välja. Ja Siim ja Maili siis põlesid. Olid tagasmil, põlesid sisse. Võiks mu kahele pojale olla. Ma arvan, väga vägev onu.